Mul on äärmiselt hea meel sind ja tegelikult kogu seda sinu austajaskonda ja publikut siin House Galerii näituse saalis tervitada. Ma peaks ütlema, et see näitus on selline tõeline hea fine dining selles ruumis, kuna sinu pildid kõnelevad selle ruumi värvikammas ja selle ruumi ambitsioonides ja mastaabis väga orgaaniliselt. Et seda näitust vaadates tundub, nagu see olekski siia ja sellesse ruumi tehtud, mis mõneti ilmselt ka nii on, sest seda mõtet sa ju selle järgi hakkasid planeerima, eks ole? Seda mida mitte kunagi. Aga ma arvan pigem mitte, ma oleks nii mina maalin mustalt ja valgelt. Sa enam-vähem käisid ja lugesid seinad üle ja vaatasid palju, sa peaksid neid pilte tegema? Jah, ma käisin läbi, vaatasin suurused üle, vaatasin ruumid üle ja valisin välja veel selle musta ruumi, sest tegelikult sa näitasid mulle kõiki ruume, aga ikkagi see must, hall, valge ruum. No see oli kohe armastus esimesest silmapilgust. Nii et sellest armastusest esimesest silmapilgust on saanud nüüd tume aine. Ja kas see tume aine oli miski, mis sind ajendas konkreetselt seda näitust tegema või on see tume aine laiemalt sinu loomingu inspiratsiooniks, nagu sa oled öelnud, varjatud pooled, see, mis meis toimub, mida me ise tunnistame, mida me ei tunnista, see nähtava ja nähtamatu vahekord? Jah, mulle nagu meeldib uurida või mängida just selle nähtava ja nähtamatusega, just see hägune piir, et mida me näeme ja mida me ei näe, aga mida me tunneme, et selle nagu taipamisega. Et selle mikro- ja makrokosmose vahelised sellised seosed, dialoogid, paralleelid, need otsingud suurest maailmast väiksemasse maailma, nende suure maailma poole mõõtmatu pilguga vaatamine ja siis selle sama pilgu iseendasse toomine, et sa võid öelda, et need on laiemalt sinu teemad tervikuna, millega sa tahad kunstnikuna jätkata? Kindlasti jah, et selle näitusega see Black Matter, must aine. Dark Matter, jah. Dark Matter, jah. Et see oli ka, et ma tahtsingi luua selle paralleeli, et see, mis on nagu, me ei tea ju seda, see kõik on teooria ainult, et 87% kosmosest moodustabki Dark Matter ja siis tahtsin luua selle paralleeli just nagu inimese enda psüühikaga, mida me ka ei tea ju, millest see kõik koosneb. Et siis kuidagi nagu ka hüpoteetiline niisugune paralleel luua sisekosmosega. Kas me võime öelda, et sa oled ise mingit pidi ka oma figuuride modell või sa samastud nendega? Ja, kindlasti, et miks mul, see on taotluslikult tehtud, et miks mul kõik modellid või et meesfiguurid on just seljaga publiku poole, et ei tekiks just seda mingi arusaamatust, et kes see on ja miks ta on ja just on see, et miks ma fokusseerin selle, just nagu selja osale on see, et see minu enda nagu maailma tunnetus, ka tunnetus nagu mehena, et olles mehe rollis, mul on tunne, et on vahest on liiga palju kanda ja mis selle raskuse kõik enda peale võtad, ala selge. Võib-olla võiks seda tegelikult publiku käest küsida. Et kuidas teile tundub? Evelin näiteks. Kuidas sa oled ise suhestunud selle selja taga oleva figuuriga? Kohe nagu meeldib, et asju on eksponeeritud mitte nii tavapärasel moel, sellepärast, et võib-olla need väga kaunid heas vormis mehe kehad oleks võib-olla liiga intiimsed, kui nad oleks näebu meie suunas. Ja ma nagu eriti kõnekas on see Marguse tühistamise kunst, mis psühholoogias tähendab midagi väga ebameeldivat, ebameeldivat, aga mis Marguse töötajatele saab niisugust nüanssi, mis teeb nad nagu eriliselt hapraks ja helge olemisega need niisugused maskuliinsed kehad on mitte. See on teedik ka Marguse romming. Siin natuke kajastub ka see võib-olla suurem probleem ühiskonnas, just nagu meeste ja nende võimest probleemidega tegeleda. Et pigem nad tunnevad ennast, nad peavad üksi hakkama saama sellega ja sellepärast on ka nad üksinda. Ja kui me võtame näiteks need mustad ringid, mis on, et võib-olla ongi nende alateadvus, see probleem, mis on nähtaval, aga samas ei ole ka nähtaval ja siis ta nagu peab üksinda sellega hakkama saama. Ja kuidagi ongi seal
meiega selja poole, et jätke mida rahule, ärge torkige. Mul on siiski mees ja ma saan ise hakkama, aga tegelikult ei saa. Sul on ka, sa oled ka oma magistritöö ju teinud ühe äärmiselt põneva tehnika ainetel, mida sa oled siis katsetanud, leiutanud ja tahtnud maalikunsti viia, et kunst on alati oma piire katsetanud ja püüdnud alati oma tehnilistesse väljadesse ka tuua mingeid selliseid põnevaid nüansse. Ma natuke täpsustan. Tegelikult ma tahtsin seda tehnikat viia graafika väljale ja ma tahtsin luua uue graafika stiili. Nii, ja sa nimetasid selle? Magnettüüp, jah. Et alles siis, kui ma hakkasin, oli kõik see lõputöö valmis kirjutatud, mis tuleb Magnettüüp, jah. Hiljem pealkirjaks. Nii et selles Magnettüüp ja tehnikas on sellel konkreetsel näitusel valminud 3 teost. Me vaatame need ringe ja räägi, kuidas sa seda teed. See on väga põnev protsess, et väga paljud seda tegelikult siin olijad juba teavad, aga kes ei tea, ma räägin ikka. Ja see minu tehnika ongi niimoodi, et ma võtan musta akrüüli, segan sinna teatud vahekorras raudoksiidi, et ta ei muutuks liiga vedelaks, et ta ei ole tahkeks. Ja siis mul on juba ette valmistatud nagu trükiplaat, kuhu ma olen siis vastavalt kompositsioonile ja siis ideele paigutanud magnetile. Ja siis hakkan siis õrnalt veepritsiga hästi õrnalt pritsima, et see värv muutuks veel vedelamaks, aga see on ka niisugune hästi peene tunnetuslik mängimine, kui ta muutub liiga vedelaks, siis on läinud. Alustan uuesti. Ja siis see värv muutub vedelaks ja hakkab reageerima siis magnetväljadele. Ja siis just kui nagu siis need nähtamatud magnetväljad moodustavad siis selle trükiplaadi, mis hakkab tekitama sinna lõueni peale siis kujutist. Väga palju minu maaliprotsessist ongi üks suur meditatsioon, kus ma kaon sinna ateljeesse ära ja tõesti ruumi ja ajatagu kaob ära, et ma võin seal olla tunde, kuni kõht annab tunda, et aga eks see ole eluga üldse niimoodi, et me inimestena peamegi ju nautima seda, mida me teeme, sest kui me seda ei naudi, siis me teeme ilmselgelt valet asja. Absoluutselt. Kas sa tooksid siinkohal näiteks välja mõned oma tööde pealkirjad, et kuidas sa neid pealkirjastanud oled? Tead, ma mõtlesin niimoodi, et kui mul näiteks sünnib kunagi laps, et mis nime ma talle panen, ja siis ma mõtlesingi, et las ta sünnib ära, siis ma vaatan talle otsa ja ütlen talle, mis ta nimi on. Ja umbes nii see käib ka, et ma väga ei mõtle nimedele ja pigem näiteks siin näitusel ma üks päev istusin maha, vaatasin kogu sellele kompotile otsa ja hakkasin siis nimesi panema, et mis nagu siis nende teoste nagu tuum mõte olla võib. Et siin võin ühe näite tuua seal nurgas, kus need udused figuurid on. Et selle teose nimi on Ühisväli. Et ma tahtsingi luua niisugused inimsiluetid, mis oleks justkui nagu omamoodi nagu ühendatus niisugusesse, et nagu me siin oleme ja võib-olla kõik oleme siis suures udus ja kõnnime ja katsume oma eludega hakkama saada. Aga kuidas, seda ei tea keegi. aga me vähemalt üritame.
Selle töö pealkirjaga Ühisväli oleme me ka lülitanud oma kevadoksjoni programmi, nii et kuna me ka oma kevadoksjoniga liigume varasemast perioodist hilisemasse perioodi, siis meile tundus, et Margusele see ka oksjonivälja tähelepanu siis selle ühisväljaga oleks väga asjakohane, et Margust ka natukene selles suuremas kunstiliinis teadvustada, nii et see töö, kui keegi plaanib midagi näitused soetada, siis see töö läheb meie kevadoksjonile aprilli lõpus. Ja ütleks, et see töö valmis, mis päev täna on kolmapäev, laupäeval tõime, jah, see töö valmis ka laupäeva hommikul. No tore! Ühisväli laupäeva hommikul. Ma ei küsiks vaid, aga palun. Et sa figureerid väga hästi kõiksus ja seda on sinu piltidest näha, et nagu kõiksus läbi sinu ja igat pidi nagu erinevad pildid, see on lihtsalt super, võitleks selle peale. Endas on 40 võit läbi. Kusjuures energeetiline faktor kunsti juures on äärmiselt oluline, et ma vahest olen siin seda oma klientidele rääkinud ja välja toonud, et kui nad teevad oma kunstivalikuid, siis ikka ja jälle mul libiseb see lause üle huulte, et selle pildiga on teil hea koos elada, sellepärast et see energia, mis sinna töösse on pandud, on äärmiselt mõnus hea energia. Tegelikult see energeetiline foon, millega kunstnikud oma maale loovad, ma olen Siim Tanel Annuse puhul seda hästi palju välja toonud, kellel on ka palju sellist meditatiivse energiaga loodud loomingut ja loomist selle hetkeni, kuni sa tajud, et see pilt iseennast kuidagi lõpetab või kokku tõmbab, et seda on väga mitmed kunstnikud välja toonud, et megi sinuga rääkisime, ütlesime, et nii, Margus, pildid peaksid olema laupäeva hommikul galeriis ja Margus ütles, et ma siin ühte asja veel natuke nagu teen, aga äkki ma ei tee, et võib-olla juhtubki see, et ma teen üle, et ma parem lõpetan nüüd, et see doseerimine, millal lõpetada see tunnetuslik moment. See on väga vajalik oskus aru saada, millal asjad valmis on. Aplaus!